Meie tänase meistrinurga teema on mururobotile garaaž. Tegelikult sellel seadmel garaaži vaja ei ole, ta on ise piisavalt päikese- ja vihmakindel, kuid ikkagi oleks väga stiilne. Ja me oleme oma meisterdamistes hästi palju kasutanud tavapuitu, lauda. Mõtlesin, seekord kasutaksime ehitusplaati. Variandid oleks siis OSB mingil määral sobib õue, kui teda veel täiendavalt viimistada. Ja kõige parem on kindlasti filmvineer ehk siis veekindel vineer. Ja nii nagu suuremate materjalidega ikka siin puumarketi saalis, näitiste saalis on näidised väljas, aga materjali kätte saame laost. Ja eks need kõik sellised pikemad, suuremad ettevõtmised meil nurgakivi meistrinurgas on sellised, et toome materjali ära, siis ma suures osas valmistan töö ette ja teiega koos vaatame läbi mõned olulisemad töövõtted ning kõigepealt, millega ja kuidas lõigata sellist materjali, nagu on filmvineer. Nii, mul on siin nüüd üks tükk praegu nii-öelda jääktükina veel ning päris kindlasti sellised pikad sirged lõigud ja lõikused võiks lõigata ketassaega ja selleks, et see ketassaag tõepoolest teeks täpselt tööd, käe järgi ei saa siin midagi teha, on selline joonlaud hädatarvilik. Me oleme näidanud ja vaadanud meie saadetes seda juhtjoonlauda ka. Adapteri abil ühendatakse saag siis joonlauaga ja siin saab teha ülitäpseid lõikeid. See on üks asi. Teine asi, mida peab arvestama, on alati see, et saaja nii-öelda väljatuleku poole pealt ta kipub nagu natukene lõhkuma. See tähendab, kui te tahate puhast lõikust saada, mitte sellist nagu see siin. Siin on näha see sae väljatuleku jälg ja puidukillud, kui me saeme veel risti vineeri, siis lendavad sealt välja ja lõhuvad selle puidupinna ära. Ja teine asi, kui on vaja lõigata selliseid kumeraid kaari, mul on siin, nagu näete, üks kaar lõigatud, see ukseava on sellise kaari ja kujuga ja siin toimub nüüd niisugune asi, et ma võtan siit ühe aku. Toimub selline asi, et sõltub sellest, mis pidi me seda kaart teeme. Ühtepidi lõike servas kipub ta lõhkuma. Ma teen ühe väikse lõike siia peale ära. Ja võtame siit nurga poolt. Näete. Ühel pool tuli lõige puhas, teiselt poolt lõi killud lahti ja see on nagu rikutud pind. Kui me prooviksime sama trajektoori võtta pisut teist pidi, ma võtan nüüd siit poolt ja lõikan nii-öelda vastu suunas. Näete, ma lõikasin sisuliselt samast kohast sama vineeri, aga rikutud pind või rikutud serv on erinevate külgede peal. See tähendab, kui teete selliseid kaariaid lõikeid ja te tahate, et siit jääks kõik terve ja puhas, siis tuleb valida hoolikalt lõike suund. See tähendab siis seda, antud kaare puhul lõigata ühtepidi ja teistpidi. Saate puhta pinna ja asi igati korrektne. Nii, üks oluline asi selle projekti juures on veel, mida ma tahtsin teile näidata. Näete, ma läksin seekord sellise lahenduse peale. Ma lõikasin nende vineerikilpide või tahvlite nurgad 45 kraadi all kokku, kuid täiesti kokku lõigatuna oleks see nurk natukene ebakorrektne jäänud. Sellepärast ma jätsin sellise nurgafaasi siia sisse. Sellisel juhul, kui meil ei ole nurka päris täpselt koos, seal mingisugune pool millimeetrit on vahet, siis see ei ole nii väga näha. Ja kruvideks ma valisin, näete, sellised kumerpeaga kruvid lihtsalt sellel põhjusel, et nad istuvad minu meelest nurgiku sisse kuidagi paremini. Vähemalt korrektsemalt see kruvi tagumine külg pressib ennast siia korralikult vastu ja seda enam,
näete, nendel kruvidel, mida ma siis kasutan, on siin pea all väikene koonus ka, mis tegelikult fikseerib selle nurgiku asendit. Üks tööetapp on sellega läbitud ja läheme järgmise juurde. See veekindel veneer on tegelikult suurepärane materjal, püsib õues väga hästi, kuid ausalt öelda mind ei rahulda see tume värvus ja seepärast oli mul mõte, et värviks ta õige üle. Kuid siin on nüüd selline asi, et see veneer on toodetud seepärast, et ta hülgaks mustust, vett, ta kutsutakse ka raketise veneeriks, betoonitöid tehakse selle veneeriga. Ja kuna see pind on niivõrd sile ja võib olla probleemne, siis ma võtsin endale Flügerist gruntvärvi, mis on tegelikult spetsiaalselt loodud selliste probleemsete aluspindade jaoks. Tehniliste näitajate järgi seda võib kasutada isegi klaasi, glasuurplaadi ja nõnda edasi värvimiseks ja seal selles tehnilises juhendis oli aga ikkagi öeldud, et igaks juhuks tehke proovi värvimine ja kuna ma päris täpselt ei tea, millega see veneer siit kaetud on, siis ma ei lähe riski peale ja teen niisuguse väikese eelkarestuse ära. Värvimise tööriistaks võib kasutada nii rulli kui ka pihustit, kuid sellise gruntvärvi tegemiseks mina tavaliselt eelistan ikkagi pintslit. Olgu tegemist sileda pinnaga, aga pintsel kuidagi hõõrub võib-olla paremini selle värvi siia aluspinna külge. Seda enam, et ma pühkisin väga hoolikalt küll tolmust kogu selle asja puhtaks, aga ikkagi. Aga nüüd see veneer on meil nii-öelda lõigatud veneer ja niiskuse ja vee seisukohalt on see serv kõige tundlikum koht. See tuleb väga hoolikalt teil ära kruntida. Tähtis on siin juures see, et see krunt tagab meile hea nakke meie töö ja aluspinna ning värvi vahele. Kui me siia kannaksime nüüd lihtsalt suvaliselt kattevärvi peale, no siis on igal juhul garanteeritud, et ta tuleb üsna kähku siit pealt maha. No, kas ta nüüd hea karestuse korral ehk mõned kuud või ühe suvekese kestab, aga siis ta siit maha tulnud on. Ja kui on halb karestus, siis on ta veel kiiremini teil maas, sellepärast et ta sisuliselt ei kannata puudutadagi. Ja siinkohal ongi siis jälle ühe tööetapi lõpp. Nii nagu ikka töö võtab rohkem aega, kui meil saatesse on seda antud ja päris viimastes lõpukaadrites näete, mis meil siis välja tuli.